Nii, ja tervist kõigile, kes siin nüüd esimest korda on minu kanali peal, siis mina olen Ivo ja täna teen juttu enda toitumisest ja kui palju mul seda toitu siis umbes kulub ja milline see minu toidukorv välja näeb. Ja tegelikult ongi nii, et ma tulingi siia alla lihtsalt, et videole algust teha, aga ma ei hakka siin kuradi all jälle istuma oma kuradi keldris ja filmima, sest mul on kopp ees ja tulebki oma värske õhu kätte ka vahepeal ajada. Ja nii ongi ja lähme üles, võtame auto ja katsume ringi vaadata, kus me need toiduained siis saame. Ja jõudsimegi siia poodi ilusti Lõunakeskusse. Nii tore tipptund on, mingi mats on täpselt siin külje peal. Mul närvitsemine käib seal. Aga jah, et lähme poodi. Poes vist filmida nagu ei tohi. Või tohib, ma ei tea, minu arust ei tohi. Ja siis selline kaamera nagu GoPro on hea asi. Seda lihtsalt keegi ei näe, et me filmime. Ja siis me oleme igastas vanad pätid ja teeme seda salaja ikkagi. Võt. Aga hakkame siis liikuma. Nii ja ongi meil siis poes käidud ja noh, kõike me ära ei ostnud muidugi, aga osa kraamist siis on siin laua peal. Noh, siin mune ja asju kulub kindlasti rohkem. Me siin mõlemad võtsime nulliga, kollijoogi võtsime mulle. See on proua lemmik. Siin siis on minu süsivesikud, kurk, brokkoli ja seda ma segan ära lillkapsaga ja ega rohkem eriti mina süsivesikuid ei näegi, kui siis ainult unes või siin lauaga nagu kipakoogid, aga neid ma ei saa. Riis on koerale, selle paneme kõrvale. Ja mis ma siis sööngi? Põhimõtteliselt mul on siin tuunikala läheb iga päev. Selle ma segan ära munadega. Mune mul läheb 7 tükki päevas. Nendest siin kindlasti jätku 4 karbist. Üks vist jääb puudu, kui nädal aega muna tahaks süüa. Nii, mis mul veel on? Kodujuust. Jah, sellest jääb ka kindlasti puudu. Terve nädala lõikes, sest ma söön mingi vist 250 kuni 300 grammi päevas. Nii, mis mul siin veel on? See juust jääb õhtuks sauna, seda ma ka vist ei näe. Kodujuustust tegelikult ma saan ka natuke süsivesikuid. Kes siis ei tea, ma olen ketogeense dieedi peal või toitumise peal, et mul süsivesikud on kuskil 20 kuni 30 grammi päevas. Ja noh, need asjad siin ei sisalda üldse neid või sisaldavad väga vähe. Nii, järgmine asi ongi, kus ma saan oma hästi palju rasvasid ja valke kätte. Rasvu on siin 26, süskareid 0, valku 27, et iga päev söön 150 grammi Eesti juustu. Nii, siis on kanarind. See on põhimõtteliselt ainult valguallikas mulle hetkel.
siis on selline Keiu soolaõi, mulle jõhkralt maitseb see, seda ma vahepeal topin endale lusikaga suhu ja mida iganes. Määrin toidu peale ja alguses mul oli probleem, et kus ma oma rasvad kätte saan, siis ma katsetsingi seda õid. Ja noh, võib-olla see mul jebib natuke selle kolesterooliga, seda ei tea, võib-olla kunagi teeb selle vereproovi ära, siis näeb, siis eks ma timmin mingi oliiviõli peale, võib-olla osad rasvad ringi. Siin on mingid kohupiima taskud, nendest ka mina näen und. Nii, ja siin ongi siis peaaegu kõik olemas, mis ma söön. Ja siis turu pealt me tegelikult toome veel seakaela karbonaadi hunnikuga ja see läheb sügavkülma. Ja see kuulub ka siis minu toitumiskavasse. Ja siis on veel tegelikult hakkliha, mis siin ilusti sulab, see oli ka sügavkülmas. Ja põhimõtteliselt ongi nagu kõik, et siin siis põhimõtteliselt ongi peaaegu kõik minu nädalatoit ja umbes nii ta välja näeb. Ja noh, osa on seal külmikus, nagu nägite. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et ma tõmbangi siit praegu otsad kokku. Muidu see video venib jälle liiga pikaks ära meil. Ja ma arvan, et järgmine kord juba siis ma panen kõik karpidesse, võib-olla panen seal makrod ja asjad juurde ja näitan, kuidas ma valmistan neid toite ja kõik sellised asjad. Aga siis tore, et vaatasite, kes lõpuni jõudis, siis kindlasti võib laiki panna sinna, kui ei meeldinud, noh, eks seal on teine nupp ka kindlasti. Kindlasti, kui tahate järgmist videot näha, siis võib panna subscribe'i ja subscribe'i kõrval on väike selline kelluke seal. Seda võite ka vajutada, siis kindlasti saate teavituse ka minu järgmisest videost. Ja nii siis ongi. Ja jah, ongi kõik, finito, lõpp ja järgmises videos juba näeme. Põhimõtteliselt ma arvan, et siit käige. No mis sa tahad? Mis on kõige lähem Smartpost meie kodule? Ringte Selver. Ringte Selver. Smartpost on sees, jah, õige. Tiket. Kus meil videot praegu? Kus ma jäin? Anna mulle see. Kaamera. Ma võtan niimoodi kinni. Aga mis ma siis ütlen? Skript raisk. Ja niimoodi tehaksegi videosid.